Tekib ju võib-olla küsimus, et mille jaoks mul üldse seda vaja on, aga kui me selle Metsamatkaraja projekti raames seda vaatasime, siis see oli üsna levinud ja meie õppisime tegelikult Kreeka käest, et me kutsusime nad Eestisse endale jagama seda kogemust, võtsime need kriteeriumid alused, aga mitte üks-ühele ei võtnud Eestisse üle, vaid ikkagi meile sobivad siis kriteeriumid leppisime kokku ja nii nad said. Nii et see kõige lihtsam missioon selle märgisega on ikkagi matkajale anda märku, et nad on teretulnud ja oodatud teie juures. Nii et see ongi kohe kenasti see kõige suurem põhjus ja teil on võimalus minna metsamatkarada.maaduris.ee ja seal on kenasti olemas siis klikatav, et te vaatate, on kriteeriumid, mis on kohustuslikud ja mis on siis soovituslikud. Te teete selle nii-öelda enese hindamise ise ära, te ei pea, keegi otseselt ei tule teid kontrollima koha peale, sest me ju usaldame iseend ja meie sektoris tegutsevad ettevõtjad, et miks te peaksite sellise asjaga kellelegi midagi luiskama, ehk siis te teete selle enesehindamise, te saadate selle taotluse teele ja siis jõuab see Eesti Maaturismi Ühingusse. Eesti Maaturismi Ühingul on omakorda koostöö partneriteks Visit Estonia, Eesti Matkaliit, siis on Lahemaa ehk siis Visit Lahemaa on meil partner, Visit Peipsimaa ja Setomaa. Et need on siis partnerid täna, kes kuuluvad nii-öelda kinnituskomisjoni, nad vaatavad igaüks oma siis nurga alt selle taotluse üle, annavad väikesed teinekord ka soovituslikud tagasiside, kui neile tundub, et mõni ettevõte võib-olla võiks ikkagi mõned kriteeriumid edaspidi näiteks täita, et kui sellised võib-olla nende silmis nagu sellised baaskriteeriumid ikkagi või siis ka mõned soovituslikud, mis võiksid olla täidetud, et siis nad kindlasti need märkused ka annavad edasi, et väga lihtne, ma arvan, et kõik, kes te siin olete, kui te sellega tegelete, siis te saate sellega hakkama ja Eestis siis on märgise eest vastutav Eesti Maaturismi Ühing, Lätis Läti Maaturismi Ühing ja Leedus Leedu Maaturismi Ühing. Nii et me oleme koos loonud need E9 ja E11, mis on nüüd tänaseks ikkagi läbitavad kõigis 3 Balti riigis ja selle raames siis ka selle märgise ja nüüd loodame, et sellel tuleb enamat kasutust. Võin öelda, et meie algatasime selle märgise, aga lätlased on kõige paremini selle vastu võtnud ja nende jaoks on see kuidagi olnud väga selline lumepall, mis on läinud hästi kiirelt veerema ja neil on sadu märgise omanikku. Me ootame teid ka taotlema, aga samas me ei taha öelda, et osta elevant ära. Selles mõttes, et igat asja pead sa ikkagi kandma siis, kui sa seda tõepoolest soovid, ise kannad neid väärtusi, soovid seda näidata ka oma külalisele ja nii lihtsalt see ongi. Aitäh!